Head kuulajad, te ei eksi, see on üks ja ainum Mehed hakkame elama podcast. Mina olen saatejuht Kaidar Kaar ja mul on täna ülimalt hea meel öelda sulle, Eik, tere tulemast saatesse. Tervist! Ma, Eik, nägin sind esimest korda aasta tagasi Tallinna merepäevadel ja sa andsid väga kihvti kontserti. Sul oli mõjuvõimu, sinu grupid või fännid või followerid olid lava ees üsna pöörased, laulsid kaasa, tegid kõike, mida sa ütled. Aga tegelikkus on hoopis see, et mina avastasin su hilja. Tegelikult sa oled kaua olnud selles äris. Jah, nüüd juulikuus saab täis äkki 10 aastat. Sellest, kui ma esimese loo panin YouTube'i üles niimoodi. Sa näed välja, anna andeks, väga noor. Aga tegelikult oled sa kui vana. 23. Ma ajasin täna habeme ära ja ma käisin just juuksuris ka, ütlesin, et võtke natuke lühemaks ja siis oli see natuke lühemaks, et tehti täiesti siuke väikse poisi soeng. Nüüd tegid su 10 aastat nooremaks. Ja, nüüd ma siin olen selline. Ütle, kui keeruline on olla, ütleme sinna 10 aastat tagasi, mis oli see, mis ajas sind tegema oma mussi, oma värki ja seda jagama? No ma olin siis 13, kui esimene lugu sai valmis. Sügisel saamas 14 ja 7. klass. Ja see on mingi periood, mul on tunne elus, kus kõigil on vaja ennast kuidagi defineerida nii-öelda või leida see esimene definitsioon oma olemisele üldse siin maailmas nii-öelda. Ja see tuleb läbi mingisuguse nagu, et mis rühma sa kuulud, kes käis spordivõistlustel, kes käis olümpiaadidel ja kes oli lihtsalt mingi naiste lemmik või mis iganes. Ja siis ma mõtlesin, et mis see minu teema on, et muidu ma olen täiesti siuke iseloomutu tüüp muidu, et keegi ei tea mind mingi asja järgi. Ja siis ma mõtlesin, et mul on eesti keel päris suur huvi, olen 6-aastasest alates luuletusi kirjutanud ja kirjandeid kõiki asju ka meeldib väga kirjutada ja siis sõnadega mängidega. Ja tollal oli 2014 olid Reket, kõik pois, Genka, mis nad tegid seal neid asju ja hakkas vaikselt ka see SoundCloud tulema peale. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen mingit mõtestatud ühiskonnakriitilist teemat sinna, võtsin netist beatid ette ja hakkasin vaikselt tegema ja siis see kuidagi läks tööle. Hakkasidki klassikaaslased mind avastama, et see vend on ka seal ja et ta on ka lahe ja mingisugused mentorid tekkisid umbes. Jarek Kasar võttis enda tiiva alla, ütles, kuidas paremini sõnu kirjutada ja värki. Et jah, toimis kuidagi. See tähelepanu kaldus sealt YouTube'ist välja. Ütle, mis tunne oli sinna kooli minna, et kui sul nagu keegi oli, ma ei tea, mis see mingi 100 või 1000 kuulamist või mis see number parasjagu oli, on. Ma kujutan ette, et ka 10 kuulamist on mingil hetkel nagu vau, see on päris lahe. Et mis tunne sinna kooli minna oli nagu päris sinna džunglisse? Ma ei mäleta. Ütleme, et 7. klass on karm džungel, see ei ole mingisugune meel. Ja meil oli veel VHK, oli poiste klass ka niimoodi, et see oli täiesti ahvi energia, eks see. Aga ma ei tea, ma panin 2 lugu välja ja siis 3. oli lugu nimega Balti jaam, mis siis mu ema oli jaganud seda Mihkel Rauale, kes seda oli jaganud oma Facebookis ja siis kohe läks igale poole meediasse ja siis see sai mingi 30 000 vaatamist YouTube'is äkki ja käisin isegi ringvaates rääkimas sellest samal õhtul, kui oli just Viljandis kooli tulistamine ka toimunud ja siis mult küsiti selle kohta nagu kommentaari. Et siis ma olin järsku nagu aga siis oli vaja kooli asjadega edasi tegeleda, siis see läks nagu vaiksemaks, aga kirjutasin ikka edasi vaikselt. Ütle, kui palju see andis sulle enesekindlust, ütleme, selline teismelise aeg poistel, tüdrukutel, noortel meestel, see ei ole mingisugune meelakkumine, kellel läheb paremini, kellel läheb halvemini, kõik otsivad enda kohta. Yeah. Kas see oli sinu selline tugi ja sa said omale vajaliku enesekindluse ja sellise hoo? Kindlasti. See oli kuidagi, jah, et kui oli vaja midagi välja valada, siis ma panin selle sõnadesse. Mul oli võimalik alati sellele tekstile toetuda ja sealt tuligi hästi palju tutvusi, sõpruseid, umbes näiteks Mattias Tirmaste, kes praegu on mu üks parimaid sõpru, minu bändi liige, kitarrist, produtsent, siis temaga me ei olnud varasemalt üldse suhelnud, aga siis kui tema hakkas mingit folgi asja tollal tegema, käimas seal laagrites õpetamas umbes ja värki ja avastas, et mina teen seda mingit räpi asja, et siis me saime nagu sõpradeks. Et see
ühendab see kunst ikka. Absoluutselt, see on kuuluvus ja no ma olen isegi märganud seda, et kui sa oled mingi ala nagu gurmaan, on ju, et sulle meeldib muusika, siis tegelikult ühe laua ääres on metalheadid ja folkarid, eks ju, ja nad saavad tegelikult ühtemoodi aru. Võib-olla mõni klassik sinna juurde, et tegelikult see kirg on täpselt samasugune. Just. Ütle, ühel hetkel jõudsid sa ju sinna hetke, kus keskkool sai läbi ja hakkas nagu see päris džungel pihta, kus ei olnud enam see, ma ei tea, mis džungel see võis olla, see oli mingisugune, ma ei hakka võrdlema, mis elu me siin elame, aga kuidas sul see läks, siuke iseseisvasse ellu sujundumine? Ma läksin otse ülikooli kohe BFM-i audiovisuaalset meediat õppima 3 aastaks ja siis seal oli küll palju, no meil tuli koroona ka peale ja siis kuna filmivõtteid ei saa niimoodi üle Zoomi teha, siis see oli täielik nagu jama. Ja ma tundsingi, et siis tahaks pidevalt oli tunne, et tahaks paberid välja võtta, aga samas üle poole on juba tehtud ja nii edasi ja nüüd see ikka takistab, et ma olen 15 aastat nüüd varsti koolis järjest käinud ja kogu aeg on musa tegemist seganud see justkui. Et ja siis tundsingi ülikoolis natukene, et see võib olla isegi loomingulisel erialal, kus sa pead tiimitööd palju tegema, see võib olla koht, kus mõned inimesed kõnnivad nagu 3 aastat läbi niimoodi, et nad ei leia sealt ühtegi sõpra või lihtsalt omandavad päeva jooksul need teadmised sealt ja siis lähevad käivad loengutesse ära ja siis lähevad koju. Et ma leidsin sealt äkki 2 head sõpra, kellega siis nüüd edasi oleme suhelnud, aga ülejäänu läks kuidagi kõrvust mööda niimoodi. Natuke kaldusin nüüd vist teemast kõrvale, aga jah, siis kui ülikool läbi sai, siis oli see kõige hullem krah, siis ma mõtlesin, et nüüd ma ei lähe mingit magistrit ega midagi õppima, panen paberi lauale vanematele ja davai, et ma nüüd hakkan mussi tegema ainult ja et keskendun ainult sellele ja oi, mis sealt nüüd tulema hakkab, eks ju, ja siis see päädis sellega, et ma jõudsin järeldusele, et nüüd mul ei ole mitte mingisugust rutiini, mis keegi teine on mulle tekitanud ja et tänu sellele rutiinile, et ma olen mingist kellast mingi kellani kusagil, siis ülejäänud aja mul on inspiratsiooni kirjutada ja teha mussi. Nüüd aga, et lähed kella 3 magama ja siis ärkad 11 üles ja siis tunned, et sa oled täiesti mõttetu mees ja siis vaatad seda arvutiekraani ja mõtled, et oi, mis lahedad sõnad võiksid kõik välja tulla, aga ei jaksa kirjutada, nagu ei ole millestki kirjutada. Et see oli, lõpuks pidin ennast ise lihtsalt kätte võtma, ise endale selle rutiini tekitama, ka kaootilise graafikuga, nagu muusikutel on, vastavalt esinemistele asjadele. Ja lihtsalt avastasin, et sellist asja nagu inspiratsioon ei olegi tegelikult olemas. et see ei teki kusagilt õhust, see tekibki sellest, et sul on kindel, kirjanikel on ju ka suurte kirjanikel olnud see mingi päevakava nii-öelda, et kell 5 ärkab, siis teeb jalutuskäigu, siis teeb hommikusöögi, siis kirjutab 4 tundi, vahet ei ole, mis sealt tuleb ja siis edasi. See on seesama vana tarkus, et kui Pegasus tuleb, et siis sa pead pliiats käes olema valmis seal laua taga. Ja nagu Juhan Viiding vist ütles seda, et õige luuletaja on see, kes paneb valge paberi ja pliiatsi endale öökapi peale ja viitsib öösel üles ärgata, et kirjutada head mõtted üles, mis alateadvusest tulevad nii-öelda. No vot, aga ütle, kui palju sind survestab see, mida sa näed, sa ütlesid arvutiekraanile võiksid need ilmuda, need geniaalsed värsid on ju, aga kui palju sind pressib see, mida arvutiekraan sulle veel näitab edu, näitab sulle Grammysid, näitab sulle, ma ei tea, Eesti muusika auhindu, näitab kogu seda glamuuri, raha, seksi, mida iganes. Mul on tunne, et mida vanemaseks inimene saab, seda rahulikumaks ta muutub selliste asjade suhtes. Mõned, kas matavad oma unistused maha, aga mina tunnen, et nagu ma olen selles suhtes rahulikumaks muutunud, et ma olen endale nagu defineerinud, et ma tahan teha eestikeelset muusikat Eesti kuulajale, ehk siis see Grammy mind enam nagu üldse liigutas, pigem vaatan, et kas seal on mingisuguseid põnevaid albumeid, mida kuulata, et ise inspiratsiooni saada. Ja teisest küljest nagu see, et Eesti muusika auhinnad, kes seal mida võidab ka nagu väga, sest et nagu kui sa oled ise seal koha peal olnud ja sa näed, et tegelikult ega see mingi hull glamuur ei ole, vaid see on telesaade, mida tehakse, et ongi, et tunnustada natukenegi Eesti artiste nii-öelda kuidagi kultuuri nagu, et oleks see linnuke kirjas seal. Et siis ma ei tunne mingisugust hullu FOMO, et ma pean, ma tunnen, et ma saan praegu väga hästi hakkama, mul on väga hea kuulajaskond, väga konkreetse süke ja laieneb vaikselt. Et siis mul ei ole sellist, et mingi ora tagumikus kogu aeg, et pean olema Eesti parim, teen vaikselt oma asja. Aga kui sa mõtled oma nagu generatsiooni peale või oma, sina pluss miinus mõned aastad, on ju sama sinu lend, ütleme nii, et kui palju seal on seda ühiskonna survet, et see sama tahe nui 4 nina verist väljas, ma pean saama oma selle
mis on see majanduslik finantsvabaduse kätte, jah. Kindlasti neid krüpto- ja ärivendasid on ka ja ka muusikas on neid tüüpe, kellest tegelikult musa neid ei huvita, vaid nad tahavad äri teha lihtsalt hästi. Aga eks kõikides põlvkondades on omad need grupid, pead lihtsalt leidma need oma inimesed, kellega samamoodi mõtlete. Et ma ei tea, ma tunnen, et meie põlvkonnal küll nagu, kui meie vanemate põlvkonna peale mõelda, siis ikkagi oli see, et nad pidid olema need self-made inimesed, kes ennast üles ehitavad ala, et kellel on mingi muusika sõpradest, muusika nende helitehnika firma boss on isa umbes ja siis isa ütleb ka, et mul on sportauto, aga kui sa tahad endale ka, et sa pead ennast üles ehitama nii-öelda. Aga ma ei tea, ma tunnen, et me nagu nii palju ei muretse nende asjade pärast. Et kuna on ka see väikene mingi maailma lõpu meeleolu ja mõtleme, et kas meie lapsed nagu näevad seda maailma üldse nagu elavad vanaks nii-öelda siin. Et siis kõik võtavad kuidagi lihtsamini, keskenduvad rohkem sellele, mis nende sees toimub, kui et kuidas materiaalselt või kuidas nagu kedagi alla suruda, jõuda tippu kuhugi. Aga kui palju see sama maailma lõpu mingisugune tunnetus nagu sinu generatsiooni üldse nagu mõjutab või? Ma olen sellest kuulnud, aga mul ei ole keegi seda niimoodi silmast silma öelnud. Ei tea, ma tunnen, et nagu isegi minust paar aastat nooremad, need on veel eriti nagu nad on infost nii üle küllastunud, sest nad juba sündisid, neile topiti iPad kätte, eks ju. Et, aga seal on ka mingisugune väga tugev empaatia, mida võib-olla minu põlvkond nagu isegi ei taju. Et kuna sa oled iga päev selle info mullises, siis sa lihtsalt tunnetad seda kõike palju kõvemini. Minu vanused ilmselt tšekivad seda Delfit seal ja vaatavad, et kõik on lappes ja sõda ja kõik on halvasti. Ma ei tea, ma olen palju sellest oma sõpradega rääkinud ja kõik on nagu pigem sellisel pärast mind tulgu või vee uputus nii-öelda foonil. Kui palju see tunnetus sinu mussi jõuab? No viimane plaat näiteks iga laul põhimõtteliselt räägib natukene sellest, et iga loo sõnum on põhimõtteliselt, et ümberringi on kõik halvasti, aga meil on siin see väikene oaas veel, kus me üritame midagi korda saata nii-öelda. No ütleme see pilt, mis puudutab sellist rahvusvahelist poliitikat, seda kriisi, seda jama on ju. Ütle, kui palju see vaimsele tervisele või ajudele hakkab, kui nii võib öelda? No ma 5 aastat vahepeal ei lugenud üldse uudiseid. Siis kui sõda algas, siis ma hakkasin hullusti lugema, siis see hakkas täiega ajudele, et ma nagu nägin unes ka kogu aeg seda ja kui lennuk üle maja öösel lendas, siis mul oli ikka tunne, et no nüüd hakkab pihta. Ja tajutavalt ikka kuidagi, et suved on soojemad ja talvel, et ekstreemsusi on palju rohkem ilmas ka ja siis mõtled, et kas nüüd ongi umbes kingiti ka sealt samast merepäevadelt vist või? Kusagil kingiti David Attenborough raamat ka sellest, kuidas ta räägib, et kui me nüüd ei tegutse, et siis ongi maailma lõpp varsti. Et see kõik hakkab kuidagi kindlasti, ta on hea teema, millest kirjutada ka, sest et ta pidevalt nagu närib. Aga ma ei tea, ma lihtsalt üritan seda kuidagi nagu taha plaanida suruda, sest et ma ei jaksa olla kogu aeg nagu jõuetult vihane maailma peale, mis tegutseb täiesti mingite oma reeglite järgi, mida ma nii hullusti ei saa kontrollida. Parim, mis ma saan teha, ongi see, mida ma oskan, et kirjutada sellest. Kas mängu tulevad ka, ütle nii palju, kui sa saad, alkohol, unustamine, uppumine, narkootikumidesse, kogu see värk? Et nagu minu puhul või? No ma mõtlen sinu ja sa võid rääkida ju oma sõpradest on ju, või selles suhtes nagu oma generatsioonist, ega sa ju peegeldad oma generatsiooni. Ma ei tea, vahepeal oli lihtsalt see elu põletamine jälle pop inimeste seas, nooremate seas just, et kuna SoundCloudis oli igast teema oli, et kõik paugutavad neid rahusteid ja värki ja siis nüüd just oli üks tüüp Lil Nil, kes kusagil Berliinis ennast üle tõmbas, sest et tuli välja, et tüübil oli sõltuvushäire ja ta ei rääkinud ühegi sõbraga sellest, nagu keegi ei osanud teda aidata ja siis panigi üle. Et neid sa saad aru, et sa hakkad vanemaks jääma siis, kui sa näed, kuidas järjest nagu sinu generatsioonist inimesed hakkavad ära kukkuma nii-öelda. Aga ma ei tea. No alkohol on kõige suurem probleem ilmselt minu sõprade hulgas. Ja mul endal ka, võitlen sellega pidevalt. Aga tubakas? Tubakas samuti. Ei keegi enam või kuidas sellega on? Pigem pannakse tupsu ja seda elektroonilist suitsu ja sükest teemat.
et neid suitsetajaid on väheks jäänud. Eriti kuna need hinnad on ka kõrgemaks läinud ja siis on avastanud need elektrooniliste suitsude ja igasugu alternatiivide tootjad nagu väikese loophole'i, et nad saavad nagu müüa oma toodet palju ägedam ja maitseb nagu maasikas. Samal ajal kui suitsupaki hind prognoositakse, et varsti 20 aasta pärast on mingi 50 euki pakk. Et ma ei tea, kindlasti hästi palju on, meil on natukene ongi tunne, et mu generatsioon on natuke süke tähelepanu hajutamise metoodika, et me vahime neid TikTok'e või Instagram Reels'e või mis iganes. Mul oli ka perioode, kus ma vahtisin 4 tundi järjest päevas lihtsalt neid videoid. Sööd mingit rämpstoitu, käid peol, jood, ma ei tea, mõned panevad mingit ainika, aga et kogu aeg, et sa ei peaks nagu tegelema reaalsusega või mõtlema, et mida sa nagu peale hakkad oma eluga nii-öelda. Aga ma ei usu, et see mingi uus asi on, see on kindlasti inimestes tugevasti sisse kodeeritud, meil on lihtsalt palju rohkem võimalik nagu tajuda ennast ümbritsevat maailma võimendatult ja ka seda palju võimendatumalt ja palju sünteetilisemate lahendustega nii-öelda summutada. Aga kui sa mõtled selle peale, et meil on siin saateski juttu olnud ja et kui palju mehed, me räägime siin meestest, eks ju, kui palju mehed, kutid omavahel seda kõike räägivad, et kui palju sa saad rääkida oma mingitele sõpradele, et jõu, kuule, mul on nagu tunne, ma ei tea, et ma võib-olla lähen alksiga liiale või et ma tegelikult ei naudi enam seda tupsu, vaid see on minust täiega üle sõitnud ja mu kogused on läinud nii suureks. Ma ei tea, mul on endal õnneks on head sõbrad, kellega on hea rääkida sellest asjast. Ongi näiteks Tirmast ütles samamoodi, et ta nagu suitsetamist ja tupsu, et sellega on tunne natukene nagu armukesega, et siis kui enam ei ole enam põnev. Ja et siis ta tegigi mingi meetodi, et pani endale tupsukarbi sinna öökapi peale ja siis vaatab iga päev seda, mõtleb, et tegelikult ma ei taha seda, et 60-aastaselt jätkan kunagi. Samamoodi sõpru, kellel on nagu olnud juba 10 nagu nägid, et natukene liiga palju joob, et siis need on ennast ka kokku võtnud ja julgevad sellest rääkida. Et ma tunnen, et me julgeme vähemalt enda sõprade näitel, et me julgeme rohkem rääkida nendest asjadest. Ei ole seda tabu, et kui sul on hakkabki tulema deprekas peale, sul on elu nagu oled omadega kimpus, et siis sa ei mõtle, et ma olen peast hulluks läinud ja ma ei hakka kellelegi sellest rääkima. Et see tunnetus on nagu ikkagi on olemas, et tegelikult see ei ole mingisugune mingi tabu või mingi saladus või et see on täiesti nagu fine seda jagada, rääkida, abi otsida. Ma ütlen puhtalt enda sõprade pealt seda küll, aga ma ei tea, kuidas väljaspool võib olla, sest et kuidagi olen ikka vati sees hoidnud ennast, et ei viitsi suhelda inimestega, kellega niimoodi ei suhestu. Ma ei tea, sõber käis just suusareisil ühtede täiesti enda sõpruskonnast väljas olevate inimestega, teades, et äkki 2 inimest. Ja siis ta oli seal suusamajas mingisuguste mimmude ja klemmidega mingid krüptojõuksi tüübid. Ja siis ta istuski nagu 4 päeva lihtsalt kannetas, rääkis, et tal ei ole midagi rääkida, sest et nende vendade nagu et nad justkui nagu räägivad kõigest ja mitte millestki, et nagu ainult pidutsemise ja kõige selle ümber käibki, et kuidas palju raha teenida, küsis umbes kelleltki neiult, et mida sa nagu, et mis sa õpid? Majandust. Okei, kas huvitab sind? Ei. Aga miks sa seda õpid siis? Ma tahan lihtsalt rikkaks saada. Et on ka selliseid inimesi olemas. Kindlasti. Ja nad ilmselt ei oska väga hästi omavahel nagu rääkida nendest asjadest. Okei. Kui sa mõtled selle peale, et kuidas sa näiteks ennast oma vaimu turgutad, et neid ahvatlusi on palju, palju käib, ma kujutan ette, et loov inimese elu ei ole mingi meelakkumine, sa töötad siis, kui sa saad, kui sul on seda, kui sul on midagi jagada, sa oled üksi väike tiim, ma kujutan ette, et neid asju, mis sind stressi ajavad, on rohkem kui mul sõrmi. Kuidas sa turgutad ennast? Tuleb liigutada ennast. Mina olen jalutanud ja jalgrattaga sõitnud nüüd aastaid pidevalt lihtsalt selle jaoks, et kuna ma trenn kui selline on nagu ära rikutud mu jaoks, sest mul oli 12 aastat põhimõtteliselt sama kehkaõpetaja, kes nagu talle ei meeldinud kõhnad ja paksud, kes ei jaksanud asju teha ja siis oligi see, et need trennipoisid mängisid jalkat ja samal ajal sina pidid harjutama, kuidas lõuatõmbeid teha ja jooksma ümber staadioni ja siis ta karjus su peale. Ja see rikkus nagu selle spordi minu jaoks täiesti ära, aga
võin öelda, et kusjuures täna, kui me seda salvestame, siis ma lähen õhtul kuidagi 3 sõbraga jõudsime järeldusele, et kuulge, aga lähme proovime jõuksi minna korra, sest et üks tüüp käib ja siis ta oli mingi, aga tulge ka. Ehk siis jõusaali lähen üle 100 aasta. Aga muidu jah, turgutamise osas, ma ei tea, ma just alles nüüd olen nagu aru hakanud saama, et kui sa ise oma need graafikud sisuliselt lood, ma olen lasknud ennast väga tugevasti mõjutada nagu sellest ümbritsevast maailmast, et ei olegi, et see impulss tuleb minu enda seest, vaid ma lasen ennast nagu tõmmata ja tõugata, et kes pakub kusagilt midagi. Ja praegusel hetkel eriti, kus peab hakkama juba nagu valima, et kuhu minna. See on väga karm, et siis paningi endale lihtsalt nädal aega järjest, kus ma ei võta ühtegi pakkumist maikuus ja lihtsalt puhkan. Et ma ei tea, ma ikka olen ka siuke töönarkomaan olnud ikka. Kuna see on see tasakaal kunsti tegemise ja selle levitamise vahel, et mulle väga meeldib postitusi teha ja jälgida, kuidas need like'id seal jooksevad ja kommentaarid. Mulle väga meeldib jälgida, kuidas esimesed paar päeva lugu, kuidas selle striimid jooksevad. Mulle meeldib turundada oma kontserte, mulle meeldib suhelda inimestega, meile saata, et see kõik. Aga siis, kui sa terve päeva oled käinud mööda neid koosolekuid ja arvuti taga istunud ja kõike seda teinud ja siis isegi kui sul on mingi hea idee, mida sa tahaks kirja panna, mingi tekst, teha mingi loo, siis sul on nagu energia täiesti otsas. Et alles viimasel ajal ma olen aru saanud, kuidas see tegelikult on. Et tunnen, et mu kunst nagu mandub selle arvelt, et ma nii palju tegelen selle turundamisega nii-öelda. Jah, see nii hästi siis järelikult ikkagi veel ei lähe. Ma ei ole mingisugune hea näide inimestele siin. Ei, absoluutselt, ega see kindlasti oled õppinud palju, et kui sa kellegi endale tööle värbad turundama, siis sa oskad talle anda vajalikke nõuandeid. Ütle, kuidas sa märkad selle ära, et nüüd on pekkis, nüüd hakkab tusameelsus peale tulema või kas sa Deprekast oli korra juttu, et kui palju sulle see kõik tuttav on? Tavaliselt ongi pingelanguse hetkedel. Et ongi, et 2 kuud järjest paned mingisugust hullu trammi ja siis tuleb lõpuks see vaba päev ja sa jõuad järeldusele, et sul on nagu väga paha olla. Mul on alati ületöötamisega kuidagi seotud see. Kooli ajal oli ka, et ma võisin seda punki küll kuulata ja arvata, et ma olen hull anarhist, aga samas mul olin päevikusse kirjutanud 4. klassis, et sain 4- inglise keeles. Täna oli mu elu halvim päev. Et ma raiskasin nii palju mõttetuid tunde juba koolis selle peale, et mingi keemias või matas saada paremat kui 3 näiteks asjades, mis nüüd ei ole enam üldse meeles ja mida mult ülikooli sisseastumiskatsetel midagi küsitud. Ja see on nagu elusse edasi kandunud, et ma tunnen, et ma nagu muretsen mingisugust väikest, et kellelegi saaks vastatud kusagil või kuidagi. Ja tunnen ka seda, et ma olen tekitanud selle olukorra, kus inimesed teavad, et ma olen see inimene, kes kohe Messengeris vastab, kui talle kirjutatakse. Ja siis sa oledki see tüüp. Aga mõndade inimestega ju teatakse, et nad vastavad 3 päeva pärast sulle ja siis ta on see tüüp. Et kuidagi nende rööprähklejate arvelt siis saavad moljutajad elada rahulikult ja teha võib-olla ägedamat kunsti siis. Aga mis sa siis teed, kui sul on, ütleme, see sama, sa oled jõudnud sinna punkti, et see on nüüd see päev, tööpinge on jõudnud sinna punkti, et nüüd on nagu kumm tühi või mis iganes see on. Kas sa siis jääd voodisse või kuidas sa ennast välja turgutad sealt? Õnneks mul seda ei ole olnud, et ma mingi jääksin terveks päevaks voodisse. Ma vähemalt loivan sealt voodist välja kuidagi ja tavaliselt ongi hea minna rääkida sõbraga, saada kokku. Sellepärast ma pean oma sõpru tänama, et nad on olemas. Sest et see on parim lahendus minu jaoks. Jalutama minna sõbraga. Kuidas su suhted on? Mul on pruut. Oleme väga õnnelikus suhtes. Kui lihtne või keeruline on niisugust head suhet niimoodi rajada? Mis sinu jaoks see niisugune vundament on või niisugused põhipostulaadid? Postulaadid, et siis nagu sellise töö kõrvalt hakkama saada või? No jah. Ma ei tea, tal on endal, vahepeal oli küll see tunne, et kuna tema lõpetab praegu EKA-s fotograafiat, eks ju,
et siis tema päev lõpeb kella 3 loengud ja siis ta tuleb koju oma asju ajama. Ja siis mina vahepeal nagu ärkasin mingi kella 2 üles ja siis tahan hakata oma asju ajama, aga ma ei suuda kirjutada, kui keegi teine ruumis kolistab nõudega ja küsib mingeid asju sealt. Et siis mul oligi nagu on olnud neid hetkike, kus ma mõtlen, et kurat, mul on vaja oma kontorit ja et kuidas ma saan, et selle pärast see töö ei tööta, et aina tuleb varakult koju. Ma ei tea, aga kuidagi need graafikud on paika loksunud, et ma olen õppinud lihtsalt varasemalt ärkama ja kuidagi oma asju jaotama. Et see omavahel rääkimine, mingisugused päevaplaanid, kas või see, et ma jagasin oma kalendrit temaga, et tal vahepeal oligi see, et oli olukord, kus Ringvaade pidi tulema mulle koju filmima ja mul tuleb nagu, kuna ma kuidagi automaatselt mõtlen, et pruut ka teab kogu aeg nendest asjadest, mis mulle on pakutud, mis ma olen oma kalendrisse pannud. Et siis ma lähen õhtu enne seda Ringvaate salvestust, lähen kell 10 jõuan stuudiost koju, ütlen siis Miiale seal, et kuule, et homme tuleb Ringvaade ka, et ma veits koristan. Ringvaade! Ja siis ma jagasin temaga oma kalendrit sellepärast, et nagu neid asju tuleb vahepeal kohutavalt palju, mis siin on mingi kellaajalised kohustused kusagil, et siis. Aga kui palju sa saad Miiaga rääkida seda, mida sa tunned, mis sul hinge peal on, kui avatud sa saad olla? Väga. No ega muidu ei olekski normaalne kooselu, et tema ongi esimene inimene, kelle poole ma pöördun, kui mingi mure on. Ja samamoodi temaga mul tunne minu puhul, et kuidagi tasakaalustame üksteist nii-öelda. Ta on palju, kui mina olen see närvilisuse foon, siis ta on see nagu flegmaatilisuse foon tihti peale ja siis me oleme kuidagi keskele kokku nii-öelda. Väga põnev. Aga ütle seda, kuidas sa tajud oma publikut? Su publik on, oskad sa mingit vanuselist spektrit öelda? No Spotify ütleb, et kõige rohkem kuulajaid on täpselt see minu jaoks 23–28. Ja siis sealt on nagu vasakule paremale selle spektri peal veel. Kui kontserdile minna, siis ikkagi need väiksed tšikid on ikkagi need, kes esiritta jooksevad, sest et nad ei ole varem võib-olla kontserti näinudki kui sellist, siis anda neile hea show. Aga ütle, ma tahtsin tegelikult üürida sinna, et kui palju sa tajud nagu vastutust oma, ütleme just sellise noorema publiku ees, et tegelikult see, mis sina ütled, sinu sõnad ju lähevad neile korda, nad tegelikult mõtisklevad selle üle, nad võib-olla käituvad selle järgi, nad hakkavad vaatama mingeid asju uue või teistsuguse pilguga. Mulle just üks keemiaõpetaja kirjutas Instagrami, et tal on vist mingi 12, 14 ja 17 aastased tütred, kes kuulavad mu muusikat ja tema jaoks on nagu äge, et ta läbi selle nagu saab paremini aru oma laste nagu mõttemaailmast, et mille pärast nad muretsevad, mida nad soovivad elus ja nii edasi. Et kuidagi ma olen alati iseenda pealt kirjutanud asjadest, mis mind kõnetavad ja kohati ma olen isegi mõelnud, et äkki on nagu liiga spetsiifiline, liiga isiklik mingisugune viide või miski, millest keegi aru ei saa, aga inimesed, mul tunne on suutnud seda tõlgendada kuidagi niimoodi oma elu konteksti, et nad saavad sealt midagi. Ma ei tea, aga ma ei tunne pinget, et ma peaksin olema mingi hull põlvkonna hääl, ma lihtsalt kirjutan enda pealt ju siis nagu resoneerin kuidagi universaalselt selle põlvkonnaga, kus ma olen. Mis sa sellest arvad, et on räägitud seda, et meile loodus annab kaasa mingisuguse arvu N või X või mingisugust ressurssi, mingisugust asja, et kui sa oled noor, sa saad elu põletada, kui sa jõuad 35, 6, 40, kellel kuidas on jopanud, siis on, kui sa oled seda hoogsalt elu põletanud, siis on nagu krah. Kui palju sina seda tajud? No kindlasti, et liigesed hakkavad rohkem kriuksuma aja jooksul. See on naljakas, et 23-4 aastased sõbrad räägivad juba sellest, et mul selg valutab ja me oleme vanad ikka. Ma ei tea, kuidagi see logaritmiline mälu, kuidas me teeme iga eluaastaga nagu pooleks oma elu ja tundub, et aeg läheb aina kiiremini, et see kindlasti natukene surub. Ja mõtlen küll, et ilmselt on mingite asjadega, mingisuguste ressurssidega meie kehas, et see inimesed, kes ei ole kunagi haiged olnud, kes panevad samas, paugutavad kõiki võimalikke asju ja neil ei ole pohmakaid ka, siis mingi hetki 40 aastat näiteks jäävad väga raskelt haigeks. Et mitte millelgi siin elus ei ole seda, et ei tuleks tagajärgi.
aga ma kindlasti ei tahtnud oma küsimusega panna sind muretsema selle pärast, mis tuleb, et lihtsalt tahtsin küsida, kas sa oled selle peale mõelnud? Ma olen kindlasti selle peale mõelnud. Mul on ikka see duši all, ma mäletan, et kunagi tegi vene keele õpetaja mingi soojendusharjutust hommikuti kell 8, kõik pidid tegema soojendusharjutuse, et kas sa saad nagu selja tagant omal 2 käest kinni võtta ühelt ja teiselt poolt. Ja siis ma nagu, et siis ei ole selg küürus nii-öelda. Siis kui ma duši all olen, siis ma teen iga kord seda, et kontrollida, et kas mul täna veel on nagu käed ulatavad kinni võtma niimoodi, et ega ma ei ole küüru jäänud selle arvuti taga. No praegu tundub, et said ilusti praegu sain hakkama ja praegu on veel see, jah. Praegu on hea prognoos. Aeg lendab pööraselt kiiresti, aga meil on siin saate lõpus alati üks selline programmiline küsimus, mida sina teed oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Me oleme terve selle aeg sellest kõigest rääkinud, aga palun tee kokkuvõtte. Liigun, saan sõpradega kokku, olen oma lähedastega, jah. Kirjutan oma mõtteid üles. See nii-öelda journaling tuleb läbi luuletekstide minu jaoks. Omamoodi kroonika. Ja ma ei tea, kas on midagi. Vahepeal lihtsalt mollutan, ei tee mitte midagi. Vahin lage. Ja. Eik, aitäh, et sa tulid, rääkisid mulle, mida sa mõtled, tunned ja ootad. Mida sa ootad? Elult või nii? Kõigepealt elult ja siis või nii? Ei oska praegu midagi oodata. Nii, aga või nii? Või nii. Mul ei ole unistusi, mul on plaanid. Vaikselt, järk-järgult teen mingeid samme kuhugi suunas, mis tundub sisemiselt õige. Super, kuldsed sõnad, aitäh, tehke järgi. See on Mehed hakkame elama podcast, Kaidar Kahar saatejuht, Eik külaline. Kuulake Eiki kogu muusika universumist. Aitäh. Nägemist.